Tere, härra Gallagher. Kas teil on... Võtmed oma magamistoa seifi jaoks. Vihje lastega seotud jälkide piltide kohta viib politsei täiskasvanud meheni. Ma tunnen end ikka veel narrina. Olgu, ära tunne. Nagu ma ütlesin, siin ei mõisteta kedagi hukka, mitte kedagi. Ma viin teid selle õhuväe veterani kodu läbiotsimise juurde ja räägin, mida politsei väitsid, et nad leidsid. Tere tulemast Law & Crime'i, mina olen Anjanet Levi. Richard Gallagher, ta on 68-aastane mees ja on sattunud suurtesse raskustesse Uus-Mehhikos. Ta vaistati laste häirivate piltidega seotud süüdistuste alusel. Politsei sõnul tunnistas Gallagher, et tegi pildid tehisintellekti abil ning tal on ees vanglakaristus. Mis see on? Astuge palun kiiresti välja. Miks? Me selgitame seda teile. Siin on lukk. Ei. Aga see kukub alla. See kukub alla. Jah, okei. Ma proovin selle korda teha. Okei. Mul ei ole oma luguavajat kaasas. Okay. No. Räägime sinuga varsti. Kas sa saad minna selle ametniku juurde seal, kuna see pool on avatud, palun? Ja, olgu, aitäh. Lihtsalt oota seal, me toome sulle kõik vajaliku. See juhtus 9. detsembri 2025 hommikul pärast seda, kui politsei sai vihje Gallagheri kohta kadunud ja ära kasutatud laste riiklikust keskusest. See vihje saadi 3 kuud varem septembris, kuid New Mexico peaprokuröri büroo sõnul kulutasid agendid aega vihjega seotud IP-aadressi jälitamisele ja jälgimisele. Ja kõik viis tagasi Richard Gallagheri juurde. Üks agent ütles, et Synchronos Technologies, pilvesalvestusteenus, esitas Nick Mickile vihje kasutaja kohta, kelle valduses oli laste seksuaalse kuritarvitamise materjali. Lahku siit kiiresti, mine edasi ja astu pärast välja. Klõps. Hästi. Lähme. Algaks. Võta see lihtsalt mõlemalt poolt kinni. Mis? Astu korraks meie jaoks välja, palun. Miks? Mis sinuga teeb? Oleme kohe siin. Hukkeukend, siin on lukk peal. Samuti maas. Ojes ära Olgu, räägime sinuga varsti. Kas saaksid minna selle politseiniku juurde, kuna see pool on avatud, palun? Olgu, aitäh. Lihtsalt hoia kinni, me toome sulle kõik vajaliku. See on jama, sest see on ka maa külge kinnitatud. Üks härrasmees jälgib vastasmajast. Tal on telefon käes. Aga tema meeskond ei lase seda juhtuda. Tänan. Jah, okei. Nagu ma ütlesin, me kasutame siin kella. Ära karda, eks. Ei. Lihtsalt võta see. Ta ütleb, et me oleme siin, et kõik oleks turvaline. Ära muretse. Mul on ainult kohv ja ma jätsin oma tippi ja maha. Mul pole üldse tulemasinad. Vabandust, ma lihtsalt vaatasin, kas mul on tulemasin kaasas. Ongi kõik. Jah, Lahe. Sina oled Esimesena sel nädalal. Kas ma saan oma telefoni, palun? Ei. Praegu mitte. Ja. Jah. Tal ei olnud liikmeid kaaslaseks. Ei, tal ei olnud. Ja siis võib-olla on tagantkaudu tulemine lihtsam. Selle asemel, et teda tagasi majja saata. Agentidel on Gallagheri telefon, mis saab selles uurimises väga oluliseks. Kui ta välja lastakse, lähevad teised agendid majja läbiotsimist tegema. Paremal on lihtsalt lett ja siis paistab nagu veel üks tuba. Ma ei tea, kas see on elutuba või mis see on, aga see läheb sellest toast veel sügavamana edasi. Politsei, kas keegi on sees? Andke endast märku!
Sina. Eva siin üks. Trepp. Jaa, oota siin korraks, saad aru. Okei, jah, meeskond. kui ma lähen edasi ka. Okei. Uks ka vasakul, nii et ma lähen vasakule. Kõik need asjad, olgu, nii et mit see hooli, kui te tahate sinna sisse minna, siis lihtsalt kontrollige veel kord. Diivan ja kogu see ala üle. Siia sisse, parkiga otse garaaži sisse. Claire siia poole. Praegu kirjade. Ja Ma võtan treppi. Osakond, läbiotsimisluba, tahad trepist mööda minna? Kui oled elukohas, anna endast märku. Kapiid, ma ei tea. Nii et Tõnise kass läksid just garaaži. Ja kui sa tahad selle esiukse lahti teha, Mitch? Sain aru. Politsei, läbiotsimisluba. need agendid olid majas mõnda aega. Nad kirjeldasid seda kui segamini olevat. Vaata ise. Kell oli juba pärast 7 hommikul ja agendid ning politseinikud veetsid selles majas palju aega elektroonika ja muu tõendusmaterjali kogumisel. Mul tekib seda vaadates tunne, et politseinik saab aru, et neil on ees suur töö, kui nad täidavad seda läbiotsimisluba, otsides elektroonikat ja muid tõendeid laste seksuaalse kuritarvitamise materjalide kohta. Noh, vähemalt seda saame me esmalt läbi vaadata. Selles majas on palju läbi vaadata ja samal ajal, kui detektiivid sees olukorda hindavad, on Richard Gallagher väljas ja mõtleb, mis võiks olla tema kodu läbiotsimise taga. Palju mugav, kas tahad teada seda? Jaa, eks saab vaata. Jah, tema endi, ma ei ole loht. Ei, ma ei arvanudki, et sa oled. Me alustame alati erinevalt, sest iga inimene ei reageeri ühtemoodi. Täpselt nii. Minu oma on päike, sest see hoiab mind vähemalt natukenegi soojemana. Sellepärast ma näengi jopet dressipluusi peal. Jah, ma mõtlen, et siin pole ju nii hull ilm. Aga samas Pole ka nagu. tegelikult hakkas päike kaduma, mees. Päike läks korraks ära ja siis läks jahedaks. Pilvine ilm jahutas seda veidi maha, jah? Jah, mees, nii oligi. Nii et ma hoidsin seda veel natuke peal. Tead, kelleks ma nüüd arvasin? Ma arvasin, et see oli Ice, sest mõned videod, mis ma tegin, oli pigem naljakad kui midagi muud ja need olid antifašistlikud. Ei. Jaa, hei. Ei, see pole üldse meie teema. Ma ei tea, kas te olete Trumpi pooldajad või mitte, aga mulle ta kunagi ei meeldinud. Muidugi, lapsena teadsime me alati, et ta on tõbras. Ma saan aru. See ongi pettus. Ma olen alati tahtnud selle paljastada, sest see on suurim pettus,
üks suurimaid maailmas. Ja see on romantikapettus, millega ta kõiki petab. Esiteks ta üritab sind eraldada, sest üks esimesi asju, mida romantikapettur teeb, kui ta sind avalikul saidil kohtab, on see, et ta püüab sind omaette meelitada, sest nad ei taha, et sa oleksid võimeline teiste inimestega vestlema. Nad tahavad, et sa oleksid üksi. Nii et nad lähevad Telegrami või uus koht, kuhu nad on üle läinud, on Zang. Ja ma läksin ja vaatasin seda, milline jama said see on. Ma ei lähekski sinna. Aga varem oli see Gmail. Gmailis on koht, kus saab rääkida, kus saab vestelda. Google Chat. Ja see oli see, kuhu kõik Nigeeria ja Yahoo-poisid üritasid sind helistama meelitada. Jah, nii et kui keegi seda ütles, siis ma kohe ütlesin, ei, sa oled pekis. Jaa. Ja nüüd on see Seini, ma pole sellest isegi kuulnud. Jah, võib-olla. See on Google Plays. Ja ma saatsin neile märkmeid. Ma küsisin, miks te seda pakute? Sellist kraami. Alati on mingi tagamõte. Need agendid on öelnud Gallagherile, et veebisisu sihtimine, mis kritiseerib ICE-d internetis, ei ole kindlasti see, millega nad tegelevad. Siis Gallagher vahetab teemat, jah. See pidi peaaegu olema teine lend, mis pidi saabuma. Ja Edward oli täielikult valmis. Jah. Halb ilm. Ja et lõpuks nad maandusid kodus. See oli nii lahe. See on päris vinge. Ja. Ma rikkusin palju reegleid, sest kõik need kõrged külalised tulid ja neil oli vaja lennuvarustust. Ja. Ma ei tahtnud, et nad peaksid bürokraatiaga tegelema, nii et ma tõin kõik välja, aga tõin ka kõik tagasi. Richard Gallagher ajab lihtsalt juttu politseiga, kui nad tema maja läbi otsivad, aga nad ütlevad, et ta tunnistas üles palju enamat kui vaid reeglite rikkumise omal ajal. Tegelikult ütleb politsei, et Richard Gallagher ei ajanud tol detsembripäeval lihtsalt niisama juttu. Nad ütlesid, et ta tegi ka mitu süüdistavat ülestunnistust. Ametnik kirjutas vahistamismäärusesse. Härra Gallagherile anti teavet uurimise kohta, mis oli seotud internetikuritegudega laste vastu ning kübervihjega. Härra Gallagher ütles, et ta tegeleb internetis petiste jahtimisega, mis tähendab võltsprofiilide loomist ja tutvumissaitidel petiste otsimist. Härra Gallagher ütles, et ta muudab tavaliselt oma profiilidel oma välimust, näiteks teeb end saledamaks või lisab endale kõhulihased. Härra Gallagher tunnistas, et tal olid endast pildid, mis näitasid tema suguelundeid. Agent ütleb, et Gallagher avaldas seejärel rohkem teavet. Agent jätkas. Vande All tunnistaja teavitas härra Gallagherit, et kübervihje tuli Synchronoselt, mis on pilveteenus, ning tema kontolt oli teatatud lapspornomaterjalist. Härra Gallagher väitis, et ta ei teadnud, et tal oli pilveteenus. Tunnistaja küsis härra Gallagherilt, kas uurijad leiavad tema seadmetest alasti laste pilte. Härra Gallagher vastas, võib-olla küll. Härra Gallagher ütles, et need pildid on tehtud ammu ja enamasti olid need lihtsalt tehisintellekti loodud. Vandal ütlusi andnud isik küsis härra Gallagherilt, kas uute laste pildid pakkusid talle seksuaalset rahuldust. Ja härra Gallagher vastas, jah, arvatavasti küll. Härra Gallagher ütles, et ta ei olnud juba pikka aega rahul olnud ja et ta oli lihtsalt üksildane. Nüüd lähme tagasi osa juurde Richard Gallagheri vestlusest agentidega, kus ta räägib lugusid oma õhujõudude päevadest. Selgus, et see oli mul olemas. Mind kutsuti ülemate juurde. Ja see mees, kolonel, ta tundis mind Hanis. Ma ei kaotanud kunagi auastet, aga tead küll, vahel läks asi natuke metsikuks, jah. Ja selleks ajaks olin ma juba peaaegu lahkumas, nii et mu juuksed olid natuke reeglite vastased ja mu vuntsid ka ja mind kutsuti üles. Ja ma mõtlen, kurat. Ja ma sain NASA taukirja. Äge. Wow. Väga lahe. Ja tead, ta räägib kõigest sellest. Tead, sa tegid oma asja ja siis ta ütleb mulle kõrvalt. Ma ei taha teada, kuidas sa selle said, aga tubli töö. Jaa, see on lahe. Ma mäletan seda alati. Jah, kindlasti. Ma tulen kohe tagasi. Anna mulle umbes 2 minutit. Ma ei tea, kas oled kunagi näinud. Ma arvan, et see oli film nimega Sulutoon. Ja sulud ründavad kõiki inglasi. Ja see tüüp on nagu
Tead küll, nad üritavad relvi saada, sõdurid ja nii edasi. Noh, sul peab olema oma vorm, bla, bla, bla. Ja lõpuks nad hävitati selle tõttu. Ja see tuli mulle meelde lihtsalt palju väiksemas mastaabis. Keegi ei kavatsenud surra, muidugi. Aga nagu ma ütlesin, ma lõikasin kogu bürokraatia läbi, sain kõik asjad välja, aga tõin kõik tagasi. Nii et G-ülikonnad ja tead, mõned neist inimestest tahtsid lihtsalt end üles lüüa. Siis pöördub jutt mõnele Gallagheri tegevusele internetis ja ta mõtleb, kas keegi võis teda teeselda. See on veel üks asi, mida nad sulle internetis alati küsisid, need erinevad tüdrukud. Kas ma võin su autot näha? Ja ma arvan, et inimesed ei saa aru, et kui nad teevad autos pilti, siis on näha ka nende numbrimärk ja nii saab neid jälitada. Nii et kui ma tõesti pilti teen, siis ma läheksin ja kataksin numbrimärgi ära, muidugi, just nii. Ja see on sama asi, isegi kui ma teen oma majast pilti, kataksin oma maja numbri ära. See on tark. Peab end kaitsma. Aga mina ise olin seal väljas, nii et ma ei tea, kas keegi jättis mind lihtsalt tähelepanuta. Jah, või kloonis mind tegelikult. Ma arvan, et õige termin on kloon. Sest nagu ma ütlesin, Facebookis nad tegid seda tookord. Tõesti? Jah, tegelikult, kes see mees oli? Nad tegid sinust võltsprofiili. Või, jah. Ja kuna mul on pool vend New Jersey's, keda ma eriti ei tunne, nad võtsid temaga ühendust ja küsisid raha. Ja ta helistas mu vennale Texases. Miks see grupp minult raha küsid? Siis pandi mind kohe telefoni otsa. Ja me hakkasime seda saiti uurima. Tead küll, sest ma leidsin selle sealt Messengeri kaudu. Ja siis ma teatasin sellest Facebookile, aga Facebook ütles, et siin ei paista midagi valesti olevat. Wow. See oli veel üks põhjus, miks ma ütlesin, et on aeg mul sellega lõpetada. Muidugi. Ja ma ei kasuta Facebooki. Ma ei kasutanud seda pikka aega, aga nüüd postitan sinna enda tehtud videoid ja fotosid. Okay. Ja ma arvan, et kui inimesed on stressis, siis ma ütlen, et see hetk on möödas. Muidugi. Nii et te kuulsite seda, Richard Gallagher ütleb, et ta postitab interneti videoid, mille ta ise teeb, kuid ta mõtles ka selle peale, kas keegi võiks temana esineda. Kui vestlus jätkub, on teisel agendil küsimus. Kuulge, härra Gallagher, kas teil on võtmed oma magamistoas oleva seifi jaoks? Ei, me ei ole sinna sisse saanud. Täiuslik. Aitäh. Noh, ta ütles, et ta pole 20 aastat suutnud seifi sisse pääseda. Luksepp. Ma ütlesin, et jah, võib-olla saame lõpuks seifi sisse. Ma ei usu, et see segamini läheb mees. Need. See on siis juba teine lugu. Nüüd, kui sa tahad nendesse saada, siis ma ütleksin, et me võtame need enda kätte ja hiljem teeme need lahti. Sest selle jaoks ma ei kutsuks Lukseppa kohale. Aga mina ei tee seda. Sina. Midagi siin sees, ma arvan. Rohkem koolid. Ma ei tea. Siin sees on midagi rasket. Ma ei tea, sa raputad seda ringi. Ma mõtlen, kui sa oled juba raskusest üle saanud, siis nagu... Seal sees võib midagi olla, sest ma tunnen seda. Jaa.
jah, kui sa hoiad seda käepidet, siis sa saad seda paberit muusutada. Ma ei tea. Ma mõtlen, see on sinu otsus, kas sa tahad neid asju võtta või mitte. Hästi. Ma ei tea, kas ta on tegelikult üldse sees on. Jaa. No, kõik läheb kõige paremini. hästi. Absoluutselt. Agendid jätkavad maja läbiotsimist. Holy cow. Seal on väljapääs paremal. Tänaval ja suured sarjad. Väljas ja otse sinu tänaval, kogu sari. Kus nad kõik on? Catherine oli mõnda neist kohanud. Kui need on CD-d, mitte DVD-d. Aga seal on pildid, jah. Ja siis... Seal on nagu oma tehtud. Ma arvan, et me konfiskeerisime need. CD-d, jaa. Eriti kuna mõne peal on kirjas pildid. Võib-olla 12. Okei. Ja mis siis veel meil oli nagu... Ise tehtud VHS-kassetid. Võib-olla saad seda eel vaadata. Tal on nagu väike CD või DVD või mis iganes. Oli üks. Nii et ainus probleem eelmisel korral nende puhul oli see, et meil polnud võimalust VHS-i hankida. Angelo üritas kuid ja kuid VHS-i kätte saada. Kas need on palju või on ainult üks? On ainult üks. Kuramus. Neid on võib-olla 4, keda ma seni olen näinud. Ma ütlen, et võtame need igaks juhuks ära ja võib-olla peame lihtsalt VHS-i ostma. Ma arvan, et kuskilt leiame kindlasti ühe. Me just rääkisime sellest ja hakkasime sellega tegelema. Jah, ma arvan, et kui me neid näeksime, siis vähemalt prooviksime ära. Lihtsalt igaks juhuks. Väljas jätkab Richard Gallagher vestlust politseinikega. Siis mul oli üks neist väikestest arvutitest. Sõber ostis selle mulle, aga ma ei saanud seda millegagi ühendada, sest ma ei saanud seda monitoriga ühendada. Mu monitorid olid liiga vanad. Sest ma arvasin, et see on lihtsalt nii lahe. Ja ma eelistan hiirt. Olgu, muidugi. Jah, proovin rada teha. Just nii. Isegi oma sülearvutite jaoks on mul kõigi jaoks hiir olemas. Sellepärast ma istungi seal kord nädalas ja teen seda pühapäeval. Muidugi. See peaks siin varsti lõppema ja piiks teid varsti rahule jätma. Me hindame siiski koostööd. Te olete väga professionaalsed ja meeldivad. Aga ma tunnen end ikka veel narrina. Häbistatud. Ära tunne nii. Nagu ma ütlesin, siin ei mõisteta kedagi hukka. Mitte kedagi. Hoidsin seda peal. Sa ei pea mulle seda ütlema. See oli immigratsiooniamet, sest mõned videod, mis ma tegin, olid pigem naljakad kui midagi muud. Ja. Antimo video. Tšaa. Ei, see pole üldse meie teema. Ma ei tea, kas te olete Trumpi pooldajad või mitte, aga mulle ta kunagi ei meeldinud. Jah, lapsena küll. Me teadsime alati, et ta oli. Ma saan aru. Jah. Nüüd. Näed, see on pettus, mida ma olen alati tahtnud paljastada. Sest ta on üks suurimaid pettusi, üks suurimaid maailmas. Ja see on romantika pettus, mida ta kõigile korraldab. Esiteks ta proovib sind eraldada, sest üks esimesi asju, mida romantikapettur teeb, kui ta kohtub sinuga avalikul saidil, on see, et ta üritab sind üksi saada, sest ta ei taha, et sa oleksid võimeline teiste inimestega vestlema. Nad tahavad, et sa oleksid üksi. Nii et nad lähevad Telegrami või uue, mida nad on hakanud kasutama,
Xiangi juurde. Ja ma läksin ja vaatasin seda, kui kehv sait see on. Ja ma ei lähekski sinna isegi. Aga varem polnud see Gmail. Gmailis on koht, kus saab rääkida, kus saab vestelda. Google. Okei. Ja see oli varem see, kuhu kõik Nigeeria Yahoo poisid üritasid sind helistama meelitada. Ja? Nii et kohe, kui keegi seda ütles, ütlesin ma, ei, sa oled petis. Ja nüüd on see Xiangi. Ma pole isegi kuulnud Xiangist. Jah, võib-olla tõesti. See on Google Play's olemas. Ja ma saatsin neile sõnumeid, ma küsisin, miks te seda kraami pakute. Ja. Mine nimega kaasa. Jep. Aga see on alati üks ja sama stsenaarium. Kui ma alles alustasin, võtsin ma tegelikult investeeringu vastu. Nõuande ühelt neist pettustest. Tõesti, milline ajarais. Ootasin selle peale natuke raha. Noh, ma ei teinud seda nende kaudu. Ma helistasin oma inimesele ja ütlesin, et see on nagu sendi aktsia. Ma oleksin selle pealt umbes $100 kaotanud. Okei, aga see oli õppetund. Ja siis olid nad kõik pahased, sest ma panin selle oma telefoni peale. Jah, see oleks võinud olla palju hullem kui $100 õppetund. Kui politsei oli läbi otsimismääruse täitmise lõpetanud, viisid nad Richard Gallagheri tagasi tema majja. Ei, just. See on minu maja võti. Hästi siis. Kõik võtmed. Hästi. Hindan teie koostööd, härra Gallagher. Ma kutsun seda oma väikseks veidruseks, aga tead. Ja jälle ma olen interneti suhtes väga kindlameelne. Tead, midagi sellist pole kunagi varem olnud. Kuna ma ei saa sind kätte sinu antud telefoninumbrilt, pean ma võib-olla isiklikult tagasi tulema ja sinuga lihtsalt rääkima. Ma üritan meenutada, mis see number on, sest mul on lauatelefon. Kui sa helistad mulle lauatelefonilt mobiilile, siis anna lihtsalt teada, et sa oled sina ja nii saan ma sinuga ühendust hoida. Jah, me üritame ka sellest iluti lahti saada. Hästi. Hea, et sa ei mõelnud. Aitäh, härra Gallagher. Hästi. Siin ka? Uurimine jätkus ja ametnikud ütlesid, et nad leidsid jälke pilte, mida ma siin teile kirjeldama ei hakka. Need on lihtsalt liiga graafilised muuhulgas. Agent kirjutas, vande all ütluse andnud ametnik vaatas käsitsi üle härra Gallagheri telefoni, mis oli musta värvi Samsung mustas ümbrises. Pilt, mille eriagent Sviibel leidis, oli seadme fotode rakenduses ning sellel oli valge taust ja täielikult alasti puberteedieelne tüdruk. Laps näis olevat tugevalt muudetud, näoproportsioonid ei vastanud kehale ja servad olid ebaregulaarsed. Vande all ütluse andnud ametnik küsis härra Gallagherilt, kuidas ta teeb lastepiltidest alasti pilte. Ja härra Gallagher ütles, et ta kasutas rakendust nimega AI Mirror. Härra Gallagher ütles, et ta sai lapse originaalpildi internetist, kuid ei täpsustanud konkreetset veebisaiti. Kuu aega hiljem tulid agendid tagasi, et võtta Richard Gallagher vahi alla. Kuidas läheb, Richard? Me tahame olla sinu peremees. Tead, sa tahad olla selle siirupiper, ma just eile kontrollisin. Siin samas. Sa lihtsalt pead selle ära tegema. Olgu, ma olen tagasi. Kas ma võin lihtsalt oma maja lukku panna? Me tegeleme sellega. Me hoolitseme kõige selle eest. Me hoolitseme selle eest. Issand. Ma pean helistama advokaadile. See on minu advokaat. See teeb haiget. Mul pole neid varem kunagi olnud. Meil on see asi täielikult kontrolli all. Me paneme topeltkluku peale, lähme need topeltklukustama, et need sulle tihedamaks ei läheks, eks? Kas sa tead, kus su maja võtmed on? Tegelikult on esiuks lukus, tagauks ei ole. Olgu. Aga sul on maja võtmeid, et lukustada? Jah, need on mul taskus. Olgu, me saame ta kätte. Me saame ta kätte. Olgu. Me võtame su võtmed taskust välja, eks?
aga liigume nüüd selle auto juurde, võtame su võtmed ja paneme su maja sinu eest lukku, eks? Olgu, tere hommikust. Hommikust. Ma just kontrollisin eile õhtul. Nii et ma lihtsalt lähen ise. Ma tõesti tahaksin oma kingad jalga panna. Okei, kas sul on kingad jalas? Sul on kingad jalas? Jaa, aga sa lihtsalt haarad need. Ma mõtlen, kui sa oled üle saanud, siis nad annavad sulle teised kingad. Issand jumal. Lähme siia poole. Nii et me saame suga läbi kompida. Väga kiiresti. Hakkame siis pihta. Kas sul on... Mu võtmed on taskus ja mul on igasuguseid asju. Ei, ma panin vaše pihta. Noh, ma hakkan otsima. Astuge siia minu juurde, noh. See on nii hästi. Ma palun sul lihtsalt siia vastu toetuda. Ja. Kas sul on midagi puud ekraanida? Ma ei usu. Hiljem. Mine sellesse majja. Või mine sellesse majja. Olen sügavas tegevuses. Gallagherile esitati 12 raske kuriteo süüdistust lapse seksuaalses ärakasutamises, kuna ta kasutas tehisintellekti lapsporno loomiseks. Sel nädalal tunnistas ta end tegelikult süüdi 6 neist süüdistustest. Teda ähvardab 5 aastat vangistust, kui talle karistus määratakse. Ta jääb enne karistuse määramist vahi alla. Tema karistuse määramise kuupäev pole veel paika pandud, kuid hoiame sellel teie jaoks silma peal. See oli kõik selleks korraks saates Law and Crime. Mina olen Anjanette Levi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.